Sihitult tipus. Ideed, mis muudavad tööstust. Metrosert. Targalt ja täpselt tulevikku. Uues saatesarjas uurime, kuidas teaduses sünnivad päris lahendused Eesti tööstusele. Kuulame ettevõtjaid, eksperte ja teadlasi ning saame teada, kuidas Metroserti rakendusuuringute keskus on toetuspind targale majandusele. Iga osa toob kuulajani lood, mis muudavad meie tööstust targemaks, tugevamaks ja kasulikumaks kogu Eestile. Tere head kuulajad, Sihitult tipus on taas teiega ning nagu ikka on meil teie nüüd uue üks põnev valdkond, ka alati väga põnevate külalistega ja sedapuhku räägime me biorafineerimisest. Mina olen Brent Pere ja stuudios on külalisi lausa 3. Alustame Kaupo Reede, Metroserti rakendusuuringute keskuse biorafineerimise valdkonna juht. Tervist! Sirli Rosenvald, toidu- ja fermentatsioonitehnoloogia arenduskeskuse toiduteadusjuht ja ühtlasi ka Funky Foods OÜ juht. Tervist! Tere! Juhi tiitleid kui palju. Ja üks juht on veel, innovatsioonijuht Äiost, Mari-Liis Kütt. Tervist! Tere! Alustame kõigepealt niimoodi laiemalt, kui me nimetame sõna biorafineerimine. Mis asi ta üldse on, et see kontekst paika panna? Hästi lihtsalt öeldes on see biomassi osadeks võtmine, et kõige lihtsam näide, me võime puidust tuua. Puid koosneb laiast laastust tselluloosist, hemitselluloosist, ligniinist. Need võetakse lahti ja siis kasutatakse kuidagi uuel moel need ära, kas siis kombineerituna või üksi, nii et see on biorafineerimine. Tänapäeval, kui me mõtleme ka selle peale, et kus seda täpselt kasutust leiab, kus me seda näeme? Me näeme seda tegelikult igal pool enda ümber, et kui me räägime näiteks bioplastist, et mida siis toodetakse ligniinis baasil näiteks, või kui me räägime tselluloosist, kõik pappkarpid ja ühekordsed nõud ja nii edasi, et ja siis samamoodi, kui me juba läheme hemitselluloosist, siis me räägime juba sellisest sünteetilisest bioloogiast, seal on see, kus siis hemitselluloosi kasutatakse siis bakterite toiduna ja siis bakterid siis nii-öelda metabolismi käigus sünteesivad siis mingit uut, kas siis valku või mingit ainet, mida siis soovitakse saada. Nii et selles mõttes, et tegelikult see biorafineerimine on võimeline asendama kõik nafta baasil tooted. Nii kütused, materjalid, nii edasi. Nii et tänapäeva kontekstis, kus me räägime kliimamuutustest ja kõigest muust sellega kaasnevast, siis eriti oluline valdkond ka. Aga loomulikult, et kui me võtamegi, et meil on, millised on inimkonna sellised hästi suured väljakutsed, siis selleks ongi, et esiteks on see, et inimkond endiselt suureneb päris massiliselt, aga samas iga aastaga jääb viljakad põllumajandusmaad jääb vähemaks, erosiooni tõttu ja muude majandus- ja linnade laienemisega ja nii edasi, et aga kuidagi tuleb ju need inimesed ära toita, kes siia sünnivad, et järelikult peab olema võimalus kuidagi vähema põllumajandusmaaga toita rohkem inimesi ära ja siin ongi selline biorafineerimine üks võtmelahendusi, eks ju. Teine asi samamoodi ongi siis nafta baasil baseeruvate toodetest siis üleminek siis biopõhistele toodetele, mis aitab vähendada näiteks seda sama plastisaastet, eks ju, mis siis bioplastid lagunevad kergemini ja võtame siis veel ühe väljakutse, milleks on siis kasvuhoonegaaside vähendamine, et väga suur osa näiteks kasvuhoonegaasidest tekibki läbi loomakasvatuse, et see on circa 20%. Nii et selles mõttes, kui me asendame taimset valku inimtoidus, loomset valku asendame taimse valguga, siis me sellega üksiti aitame kaasa jälle sellega, et meil oleks puhtam keskkond. No 2 ettevõtet on meil stuudios ka, kes täpselt selle kogu teemaga tegelevad, ehk siis aitavad meie planeeti jälle natukene paremaks muuta. Enne kui me lähme tõesti rakendusuuringute ja teie seotuse juurde, siis esmalt võib-olla siis tutvustage kõigepealt, et kes te olete ja kust te tulete, ehk siis mis on teie ettevõtte selline suund? Jaa, tere, et mina olen siis Sirli ja
Ma olen täna rohkem kui 12 aastat tegelenud toiduvaldkonna teadusarendustegevusega ja tänaseks juba ütleks umbes 7 aastat on olnud üheks põhifookuseks just nende samade uudsete tehnoloogiate leidmisega, millega me saaksime siis asendada loomseid valkusid. Ja see viis mind 3 aastat tagasi siis ka ettevõtlustee juurde, millal ma siis asutasin ettevõtte nimega Funky Foods ja Funky eesmärk on toota valku kasutades siis väikseid filamentseid seeni. Ehk et kinnistes bioreaktorites kasvatame väikseid seeni, mida me siis toidame seal erinevate toitainetega ja nad kasvavad ja siis nende biomassist saame siis väga hea kõrge kvaliteediga valgu, millega siis toita on, nagu juba Kaupo ütles, et järjest kasvavat rahvastikku, et meie eesmärk ongi see, et leida ikkagi neid võimalusi, kuidas me siis suudaksime väiksemate ressurssidega rohkem toota, kuidas vähendada veekasutust ja samamoodi, kuidas siis efektiivsemalt toitu pöörata siis valguks, et kui me võrdleme seda seent ja näiteks mõnda looma, siis see efektiivsus, kui palju valku saab kilost söödast kätte, on 10 kordades erinev. Ja selle valgu teemaga vist üleüldiselt ettevõtjad on ka selle ikkagi väga üles korjanud ja seda arendustegevust selles suunas käib üsna jõudselt. Jaa, et valkude suunas, et siin juba sai mainitud taimsed valgud, et eks neid tehnoloogiaid ja võimalusi ongi mitmeid ja eks tulevik ongi selline, et need tehnoloogiad eksisteerivadki paralleelselt. Et ka näiteks Funky üks eesmärk on see, et lisaks sellele, et me tahame toota siis seda valku efektiivsemalt, tahame me selle sisendida kasutada ära ka neid komponente, mis täna toidutööstustes üle jäävad. Ja üks teema, millega me täna aktiivselt seal tegutseme, ongi just see, et kui me vaatame, et taimset valku me vajame järjest rohkem, aga kui me võtame valgu taimedest välja, siis seal jääb palju süsivesikuid järgi, tärklist ja me arendamegi protsessi, kuidas siis põhimõtteliselt meie eesmärk lõpuks oleks teha koostootmist, et me toodame nii taimset valku kui mükovalku ühes tehases. Ehk võtame taimse valgu välja ja järgi jäänud tärklisest süsivesikute baasil toodame siis mükovalku sinna kõrvale. Jõuame selle Metroserdiga koostöö juurde ka, aga kõigepealt võtame selle äio jutu ka ära, et mis see on? Ja just Sirli alustas väga ilusti ja rääkis viimase, ütleme sellise 10 või 15 aastast trend on olnud siis täpselt need alternatiivsete valkude leidmine, aga paari sükese, ütleme 5-3 aasta valguses on avastatud siis seda ka rasvad ka. Ja äio tegelebki just rasvadega. Et meil on siis äios oma unikaalne pärm, mis on ju ka tegelikult seen, ja me kasvatame teda suurtes bioreaktorites, et saada rasva, siis samamoodi alternatiivse versiooni palmiõlile, kookosrasvale või loomsetele rasvadele, mis ei ole väga jätkusuutlikud, ja panna siis neid, integreerida neid nendesse retseptuuridesse, kus juba need jätkusuutlikud valgud on. Ja seega samamoodi aidata inimkonda ja tuua siis hea produkt ja tervislik produkt nii-öelda laual, et ei peaks tarbija nii-öelda kannatama. Nii et pärmis kasvab rasv? Jah, põhimõtteliselt küll. Ma arvan, et veel üks oluline asi, miks me just Eesti kontekstis peame sellest biorafineerimisest rääkima, siis kui me nüüd vaatame, võrdleme meid näiteks Soome või Rootsiga, siis me võtame näiteks puidu ekspordil 1 kuupmeetrist võtame kuskil 3 korda vähem nagu raha välja kui soomlased või rootslased. Et meil on see kuskil 250 eurot kuupmeetri kohta, neil on ikka 1000 kandis seal, eks, 4 korda juba vahet, eks. Nii et see on ka jälle üks asi, nemad tegelevad väga palju biorafineerimisega, mis tähendab seda, et see saadav lisandväärtus on nagu palju kõrgem ja kui me teeme sellise arvestuse, et näiteks Eesti jaoks, kui me suudame 100 eurot kasvatada, näiteks 250 asemel 350, siis see oleks juba majandusse 1 miljard juures. Ja kui me veel suudaks seda nii-öelda 4 korda teha suuremalt, eks, siis vaata, võib-olla me ei peaks nendest maksutõusudest ja asjadest siin väga rääkimagi, päriselt ka, et selles mõttes, et see on kindlasti meie nii-öelda
noh, kasutamata võimalus aga noh, selleks tulebki teha hästi palju niisugust arendustööd, nagu siin kolleegid just tegelevadki selle nii-öelda uute asjade väljamõtlemisega ja noh, nii-öelda kaubastamisega. Mis see senine seis Eestis oli just selle biorafineerimisega, et mainisid ka, et lähiriikides tegelikult see väärindamine on juba palju hoogsamalt käima läinud, kas varem tähendaski seda, et käisime naabrite juures teadmisi hankimas ja siis ise proovisime siin kuidagi napilt ära pusida? No meil nagu sellist biorafineerimistööstust ju väga palju pole, et meil on Estonian Cell, Kehra paberivabrik, that's all enam-vähem, eks ju, et kui me räägime suurtest tööstustest, eks ju. Aga nüüd just noh, hakkabki neid tulema, ütleme jah, senimaani me oleme võimaldanud Soomele ja Rootsile oma odavat puitu, millest nemad on 4 korda rohkem raha välja võtnud, eks meie enda puidust, eks piinlik ju tegelikult. Aga noh, nüüd ongi just tulemas sellised uued tegijad nagu Äio ja nagu Funky Foods ja VKG, eks ju, hakkab siin üsna varsti ehitama suurt tselluloositehast, nagu fiibreid hakkab seal tootma siis tselluloosist ja neid on veel ja veel tegelikult, aga ma ütlen, praegu ongi Eestis selline nagu arendusjärk ja seal mis ongi noh, et siis me jõuamegi nagu tasapisi selle juurde, et mida siis nagu Metrosert teeb, eks, et miks Metrosertis seda asja nüüd vaja on, et just see, et kui sa nagu laboratoorsel tasemel oled midagi välja töötanud, et siis biotehnoloogias mitte kunagi see asi ei toimu suures skaalas täpselt samamoodi nagu sul liitrises reaktoris laboris, et seal ongi niisugused nagu arendusetapid, eks ju, noh, hästi laialt laastus võib öeldagi, eks, et sul on nagu liitrine reaktor, 10-liitrine reaktor, 50-liitrine, 100-liitrine, 500-ne, eks ju, 1000-ne, 5000-ne ja siis on juba tööstus, eks ju. Aga sa pead kõik need läbi käima. Selles mõttes, et igalt poolt saama nii-öelda seda teadmist ja oskust juurde, kuidas sa oma tooteni nagu tööstuslikul tasemel jõuad. Ja kui me hakkasime siis seda rakendusuuringute keskuse ideed nagu läbi mõtlema ja paika panema, siis üks nagu esimene põhipunkt meil oli see, et me ei tohi midagi dubleerida, mis Eestis on juba olemas. Tegelikult Eestis, ma väidan, laboratoorsel tasemel on päris head laboratooriumid, nii TalTechis kui TFTACis, et Tartu Ülikoolis, eks ju, et Maaülikoolis, aga mis meil nagu täiesti puudub, ongi see nii-öelda skaleerimisplatvorm, see, kus siis juba suurte nagu tööstuslike nagu seadmetega tehakse katseid. Ja see ongi see, mida siis nüüd Metrosert hakkab nii-öelda üles ehitama, et jah. Kuidas praegu näiteks TFTACis arendus käib ja mis nüüd muutub võrreldes sellega, et kui tuleb Metrosert ja tõesti see skaleerimisvõimalus just mahtude osas tekib? Ja nagu Kaupo juba selgitas, et see arendust hakkabki, et on 1-liitrised reaktorid ja TFTACis on täna võimekus kuni 70-liitrise reaktorini. Ja seal see selles mõttes piirdub, et TFTACis tehaksegi laboratoorsel skaalal, töödatakse tehnoloogiad välja, saab katsetada erinevaid söötmekomponente, erinevaid tüvesid, et see on kõik väga hea ja väga oluline, aga tõde on see, et kui sa skaleerima hakkad, siis need asjad võivad toimuda täitsa teistmoodi ja täna meil tõesti seda võimekust Eestis pole ja Funkina võin öelda, et oleme siin viimastel kuudel Saksamaal päris palju skaleerimiskatseid teinud, eks, et kuskil on vaja ikkagi need protsessid üles skaleerida, esiteks sellesse, et ka tootmisesse jõuda, aga teiseks ka selleks, et tegelikult aru saada sellest, mis protsessi kulud on, et teha igasuguseid finantskalkulatsioone, toota oma hinnaarvutusi ja neid on tegelikult vaja juba päris varajases faasis ju teha, et kuidas muidu oma äriplaani üles ehitada, et selles mõttes see skaleerimise võimekus on sinna tehnoloogia arenduse kõrvale hästi-hästi oluline ja vahest see võib-olla ongi see, et tuleb astuda siis jälle sammuke tagasi, võib-olla midagi saab jälle laboriskaalas korrigeerida, timmida, katsetada ja siis jälle vaadata, kuidas see siis suures mahus tulemust andis. Kui kulukas see on, kui näiteks ma ei tea, Saksamaale või mujale välismaale minna ja siis seda enda toodet arendada? Ta on ikkagi väga kulukas, et
kui me räägime siin võib-olla mõnepäevastest katsetest, siis maksab ikkagi 10 000 nii-öelda see tööaeg pluss, rääkimata ka sellest siis, et eks igasugused logistikakulud, mis sinna juurde tulevad, kas meeskonna enda minek sinna ja samamoodi ka tegelikult tooraine transport tagasi, et meie funkitooraine on külmutatud. Et külmutatud tooraine transport on omakorda jälle, et selles mõttes see lähedus on ikkagi hea ja oluline. Jah, no ma arvan ka, et mis on just oluline ka, on see aeg, eks ju. Et samamoodi, et kui sul, katset tehes alati midagi juhtub, midagi tuleb kuskil jälle korrigeerida ja nüüd on see võimalus, eks ju, et kui sa oled nagu see meeskond on sul siin käe-jala juures, eks ju, siis sa saad kiiresti reageerida, eks ju, aga kui sul osa meeskonnast istub Tallinnas ja osa on kuskil Berliinis teevad oma katsed, eks ju, siis sul puudub nagu võimalus kiireks reaktsiooniks, eks ju, et selles mõttes see on hästi väärtuslik, on see aja küsimus ka siin. Ja ma olen täiesti nõus, et meil on samamoodi EIOS, siis meil on võimekus 300 liitrit, et nüüd ongi nii tore, et nagu me täna siin koos istume, me tegelikult ka paikneme üksteisest umbes 50 meetri või 100 meetri kaugusel Tallinna Tehnikaülikooli ja Tehnopoli linnakus, aga tegelikult see loobki täpselt selle võimekuse, et samamoodi on EIOL koostöö TFTAC-iga, et osad katsed siis teha nende juures, osad meie juures. TFTAC on käinud meie nii-öelda osasid masinaid kasutamas ja nüüd me vaatame suure huviga Metroserti poole, et seal lähevad need mahud veel suuremaks ja kindlasti me tahame seal kasutada. Aga ma tahtsingi öelda, et samamoodi on EIO pidanud leidma siis nii-öelda partnerorganisatsioone, selliseid teaduskeskuseid, nagu Metrosert hakkab olema, et siis skaleerida. Me oleme kasutanud siis Singapuri ühte nii-öelda vastavat asutust, siin on väga hea taristu loodud ja oleme ka Euroopas teinud, aga täpselt, et kui me rääksime siin sellest lähedusest ja ajast, siis on ka täitsa, võin öelda, isegi kultuurilised aspektid on väga-väga olulised, et kui sa ikkagi saad Aasiast õhtul kell 5 kõne ja näed, et see on nende, eks ju, mingisugune öösel kell, ma ei tea, 2, siis sa tead, et inimesed teevad hingega tööd, kui kahjuks Euroopas on niimoodi, et kell on 4 aga bakter ja seen ei kasva ju nii-öelda kellast kellani. Et see on hästi-hästi oluline tegelikult, et see, ma väga loodan, et Metrosert toetab ka nii-öelda sellist agiilset siis protsessi ja saab aru nendest, kuidas protsessid töötavad, et need ei ole kahjuks kellast kellani ja puhkepäevad siin ei loe. Nojah, ja see on hästi oluline ka, et sellised nagu Research and Technology Organization, niimoodi RTO-deks neid nimetatakse rahvusvaheliselt, siis mis on nende erinevus nagu ülikoolist, sest kui ülikoolis on akadeemiline vabadus, ehk siis lugupeetud teadlased tegelevad täpselt sellega, milles nad ise tunnevad, et on tugevad, siis meil ei ole akadeemilist vabadust, et meil on neid ettevõtjate soovid, ettevõtjate vajadused ja me peame neid asju tegema nii, nagu ettevõtjatel vaja on, täpselt nii nagu see ka ajaliselt neil vajalik on, et kuidas just koostöö näiteks nende samade ülikoolidega on või mis määral te saate nende abi kasutada? Me saame nende abi kasutada igal määral, selles mõttes, nagu ma ütlesin, et kuna meie ei kavatse endale luua sellist nagu laboratoorse prototüübi võimekust ja analüütika võimekust, et siis siin ongi nüüd see koht, kus me saame koostööd teha nii ülikoolidega kui ka siis arendusasutustega, et kus kasutada siis nende taristu, nende teadmisi. Ja selles mõttes ma võin täitsa vabalt öelda, et meil tegelikult nii-öelda professorite tasemel on nagu väga hea suhe ülikoolide, erinevate ülikoolidega, nii TalTechi kui Tartu Ülikooli kui Maaülikooliga, et siin muidu meedias mingi värelus käib, et rektoraatide tasemel on kogu aeg midagi nagu ütelda, eks ju, et ka tegelikult kui me läheme juba nagu päris elu nagu tasandile, siis seal meil on väga head koostöö nagu toimumas, et
Täpselt samamoodi TFTAC-iga ma kujutan ka ette, et lihtsalt kuna ikkagi need arengusuunad on erinevad, et üks tegeleb laboris ja teine proovib tööstuslikumaks seda asja ajada, siis ongi lihtsalt erinevad lähenemised. Just, et TFTAC-is ongi see laboratoorne võimekus ja suur analüütikavõimekus, kus seadmeparkide ja metoodikatega ja nii-öelda oskuslike inimestega ja sellega kindlasti oleme igati nagu nõu ja jõuga toeks ja samamoodi saame siis enda partneritele ja klientidele pakkuda siis laiemat teenust selles mõttes, et saame siin lähedal linnakus siis tegelikult skaleerida ka need tehnoloogiad koos üles, et igati positiivne. Ja mis on veel oluline, on ka see, et kui me koolitame nii-öelda eksperte, siis praegusel juhul meie ülikooli lõpetajad, neil puudub ka väga palju see praktiline kogemus, mida just meie saame nii-öelda praktikabaasina pakkuda ülikoolidele, et need eksperdid, kes siis lõpetavad ülikoolid, need nagu saaksid ka päriselt ka aru, kuidas nagu päriselt suured seadmed töötavad ja kuidas tehnoloogiad suurtes seadmetes töötavad, et minu arust see on nagu hästi oluline, et kui me tahame selle nii-öelda mõne miljardi siia nii-öelda majandusse juurde saada, siis selleks on inimesi vaja. Aga ma saan nagu jälle oma seisukoha pealt öelda, et kui kõige rohkem nagu ülikoolide poolne kartus on, et me hakkame nende teadlasi ära tõmbama. Ma pean kahjuks ütlema, et mul ei ole nende ülikooli teadlastega selles kontekstis midagi teha, sest neil puuduvad need oskused, mida just mul vaja nagu skaleerimise osas, et ja sellepärast pean ma otsima oma nii-öelda töökaaslasi siis just väljaspoolt ülikooli ja nii ettevõtlusest kui ka siis nii-öelda teistest rahvusvahelistest arendusorganisatsioonidest, et nüüd just ongi hea näide, et just nagu löömegi käed ühe Šveitsis paikneva Eesti päritolu teadlasega, kes siis tuleks siis hea meelega siis nii-öelda meie juurde tööle, nii et niimoodi jah, on see inimeste pool, et tegelikult ka neid inimesi päris võtta pole siit Eestis ka. Aga ma tahaks ka lisada, et jah, see ülikooli roll on siin väga oluline, Teie on ka ju tegelikult siis välja kasvanud TalTechist, et ütleme ausalt, et esimestel aastatel, kui ei oleks seda ülikooli tuge olnud, oleks olnud väga raske, sest täpselt ülikoolil on korralik taristu, erinevad teadlased, erineva profiiliga ja me oleme ikka väga-väga palju abi saanud ja püüame siis ise ka vastu anda täpselt, et anname siis loenguid, võtame praktikante, harime neid, näitame, mis võimalused on, et ei pea ainult akadeemilist haridust valima lõpuks, aga et saab ka minna tööstusesse, ma arvan, et selline sünergia on tegelikult väga-väga oluline, et me alati püüame siis nii-öelda meelitada noori teadusesse ja tegelikult neid on meil väga vaja, ülikool mängib siin olulist rolli. Lisaks on omalt poolt ka, et ma kahe käega toetan, mis Kaupo rääkis just see järelkasvu teemat, kui ma mõtlen ka Funki peale, et me sooviksime ka 2026 juba panna oma väikse tehase püsti ja hakata sealt edasi skaleerima, siis tegelikult täna on tõesti küsimus, kus me need inimesed võtame, kes suudavad neid tehaseid üldse jooksutada, et selles mõttes see, et meil tekib võimalus, kus saavad üliõpilased õppida nii-öelda tööstuslikku biotehnoloogiat, et ma arvan, et see on üks väga suur väärtus omaette, et kui meil seda järelkasvu ei teki, et siis me ei saa seda tööstust siia kindlasti ka luua. Ehk siis praegusel hetkel ongi see, et kas siis tuleb tõesti välismaale minna neid asju tegema või siis tuleb välismaalt inimesed võtta ja öelda, et tulge meile tööle? Nii on. Täpselt. Kui nüüd Metroserdi peale mõelda, siis täpselt seesama selline üleüldine labor ja kõik need testimisvõimekused, siis kuivõrd te näete praegu seda, et tõesti Eesti turul on neid ettevõtteid, kes pöörduvad teie poole, ütlevad, et võt meil idee on väga hea, oleme teinud mingid katsetused ka, aga tehast ei ole ja praegu pole raha püsti ka panna? On ja nagu ma ütlesin, neid tuleb üha juurde, et meil on tegelikult juba tehtud sellised nagu kuidas seda nimetatakse, siis huvikirjad või nagu allkirjastatud huvi nii-öelda, et kui palju Eesti ettevõtted nüüd soovivad seda meie poolt pakutavat teenust saada ja ausalt öeldes huvikirjade baasil võiks öelda, et aastas on küll 52 nädalat, huvikirju on 90 nädala peale aastas, et selles mõttes see on, aga kui me räägime nüüd
millest on veel oluline nagu mõista, et kindlasti see ei ole ainult Eesti jaoks, mida me teeme. Eesti ettevõte on muidugi eelkõige, meie head partnerid alati esimesel kohal, eks ju. Aga kindlasti on see rahvusvaheline töö, mida me teeme, meil on samamoodi juba näiteks Soome VTT, kes on siis analoogne organisatsioon Soomes, RTO, et nendega on meil juba kokkulepped, näiteks nende sünteetilise bioloogia reaktor kõige suurem on 1200 liitrit, aga see ei ole veel tööstuslik tõestus, et 5000 liitrit on tööstuslik tõestus, mis tuleb meie juurde, me oleme näiteks sellega ka kokku leppinud, et nemad ütlesid, et sel juhul neil ei ole mõttekas Soome selle suuremat arendada, nad hakkavad meie juures käima asju tegemas. Ja kindlasti suured rahvusvahelised kontsernid, kellega meil on ju ka väga hea koostöö, kas või eks võtame Lallemand, üks suurimaid pärmitootjaid maailmas üleüldse, 52 tehast vist on üle maailma, et ja samamoodi Ragn-Sells, eks ju, ja miks on oluline see, et kui need sellised suured rahvusvahelised kontsernid tulevad siia oma katseid tegema, siis paratamatult jääb see teadmine meile siia Eestisse, eks ju, mida me saame jälle oma arenguteks ära kasutada, et see on hästi oluline. On just nagu olla avatud laiale maailmale, teha neid rahvusvahelisi suuri asju ka. Te ei maksa teisi karta? Ei kindlasti, et sealt on ainult kasu saada. Mainisid siin natukene, et huvikirju ka. Üks selline dokument ka, millega ju Metrosert on liitunud või vähemalt seotud, on see taimsete valkude arendamise strateegiline dokument. Ma saan aru, et me juba oma sellise kerge mõistusega siin näen juba, et siin on kaks inimest stuudios, kes juba selgelt saavad koostööd teha ja mingisugune loogika selles on? Jaa, et me räägime siin siis Euroopa Komisjoni fookusrühmadest, tehtud on siis mingisugune 54 erinevat fookusrühma, siis igaüks omas valdkonnas. Mina siis konkreetselt kandideerisin ja osutusin valituks siis sellesse taimsete valkude arendamise fookusrühma ja just muideks eile tulin Sevillast, et meil oli just selles mõttes selle arengudokumendi ettekandmine, mina siis juhtisin seda dokumenti, mis käsitleb siis just teadmiste ja oskuste loomist ja jagamist, et me panime paika just selle, et mis on siis olulised asjad, ja kuhu peaks siis suunduma just need tulevikuarendused Euroopa Liidus, sest selge see, et oleme maha jäänud, eks ju, see on selge, et me USA ja Aasia, eeskätt Hiina, eks ju, loomulikult on hästi pika puuga eest ära läinud. Ja siin lihtsalt ühel konverentsil ka toodi välja, et see Rotterdamis 1,5 aastat tagasi toodi välja selline number, et kui me tahaksime jõuda, ütleme, samale tasemele, siis meil on praegu Euroopas on puudu 1 miljard liitrit biorafineerimisvõimekust. Et see annab mingisuguse aru saama, et ja selge on see, et ega siis keegi teine meie jaoks midagi tegema ei hakka, et me peame ikka ise olema tegijad. Nii et näiteks Funki või Äio vaates sellised arvud sellist masendust ei tekita, et nüüd olemegi maas ja ongi jama. Meie jaoks, ma arvan, ühest küljest näitab see võimalus tegelikult, et meil on võimalus kasvada ja olla siin Euroopas innovaatilised ja olla siin esimeste rinnas, nii et sest jah, et hästi oluline on ju see, et nii Äio kui Funki ikkagi nad teevad ju originaal arendust, mis on ikkagi maailma tipptase, eks ju, et selles mõttes meil ei ole midagi häbeneda siin, me tegelikult oleme väga tublid, aga lihtsalt meie skaalad on veel väikesed, et see on see probleem, aga sellepärast ongi vaja skaleerida, et õige skaalani jõuda. No siin tuleb üks väike sükene aga veel juurde, et kui on see miljard liitrit puudu, et siis tegelikult, mis me oleme näinud oma kogemusest ka, et kui Funki tõi juba siis selle jääkide väärindamise või ütleme siis kõrvalsaaduste väärindamise teistes tööstustes, siis meie teeme seda sama, et tegelikult on Fibenol meil ka Eestis, eks ju, kes teebki väga huvitavat protsessi, täpselt see, millega Kaupo oma juttu alustas, et nad puidu siis väärindavad algosadeks ja neil jääbki üle üks produkt, mida meie saame oma protsessis kasutada. Ja
nii kurb kui see ka ei ole, siis tegelikult päris paljud need RTO-d, siis need teadusüksused, nad tegelikult veel ei ole endale seda protsessi selgeks teinud, kuidas just nende kõrvalsaadustega toimetada. Et kõik on väga traditsioonilise suhkru, kui me räägime siis glükoosi või sahharoosi peal, mis on kontrollitud, puhas ja laialdaselt kättesaadav. Et meie jaoks on nii mõnigi uks nii-öelda jäänud kinni täpselt sellepärast, et me oleme tahtnud tulla mingisuguse ebastabiilse nii-öelda kõrvalsaadusega, mis siis võib nende süsteemi jälle kokku jooksutada, et jällegi siin ma vaatan Kaupo poole kogu aeg ja loodan, et tema veel ust kinni ei pane, et see on ka hästi suur asi, kus meil on siin palju võita, et sellega võivad väga paljud Euroopa nii-öelda startupid, aga ka võib-olla kaugemalt tulla siia tegelikult, et nad teavad, et neil on palju vabamad käed, sest regulatiivselt otseselt siin praegu midagi ei piira, niikuinii see on niisugune katsetamismängumaa, et kindlasti see oleks väga ka huvitav. Jääb siis uks lahti? Ei, uks jääb muidugi lahti ja sellepärast ka, et ega me ei, kuidas ma ütlen, et me ei mõtle seda nii-öelda oma seda seadmete kombinatsiooni ka nüüd nagu kuskil elevandiluu tornis üksikult nagu tähti vaadeldes, eks ju, et tegelikult meil ongi kõik need osapooled nagu IoTech, nagu DFTAC, nagu Funky Food, nad on meil tegelikult selle samas arenduslaua taga, kus nad ütlevad, et millised seadmed neil oleks vaja, eks. Muide, mis on praegu need sammud, mis on veel tegemata, et no ei ole ju just ülemäära palju sellest möödas, kui see rakendusuuringute keskus tekkis, investeering on, aga mis on veel see, mis on alles tulemas, seda 5000 liitrist mahutit juba mainisid? Jah, et seda veel ei ole, et just praegu hange, me lõpetasime nüüd just kuskil kuu tagasi lõpetasime just sellega detailse projekteerimise ja tehnoloogiaprotsesside projekteerimise, detail engineering on see ingliskeelne mõiste sellele, et ja sealt pealt me siis nüüd kuulutasime välja seadmete hanke, et ja nüüd ongi see, et see ongi puudu, seadmed on puudu ja tegelikult inimesed meil on juba olemas. Need, kes oskavad nende seadmetega töötada, et see ongi hea, et need inimesed, see nii-öelda meie tiim on nagu paigas, nii kui hakkavad seadmed, need seadmed hakkavad ka nagu riburada pidi tulema, et mingid asjad on leti pealt, mingid tehakse nagu originaaltoodanguna, eks ju. Aga hästi oluline on see, et meie inimesed saaksid kohe nagu päevast 0, saaksid nagu nii-öelda olla orgaanilised selle nii-öelda taristu loomise juures, et nad teaksid iga seadme kohta, iga pisiasja, iga detaili, teaksid igalt poolt, kus toruke jookseb ja kus juhtmeka jookseb, et see peab olema sellel inimesel väga täpselt nagu teada, kes katseid läbi viib. Ja kui need seadmed on olemas, siis võivad ettevõtted juba tulla rahulikult kasutama. Just, ma arvan, et tegelikult eks me kasutame ju ka seda varianti, et kui meil nagu need seadmed tulema hakkavad, juba siis me nagu ka kaasame samamoodi ju nii Funky kui IO kui teised, eks ju, Fibenooli, et kes siis saavad juba ka tulla ja vaadata, eks ju, kuidas need asjad nagu üles pannakse ja mingit nagu koolitusi saada. No mis on Funky ja IO puhul näiteks see, et kui nüüd tulevad seadmed, tekib see võimekus, mis on kohe need esimesed asjad, mida sealt toodata ja mida sealt saada? Võin vist alustada, et meil on kindlasti veel protsessi optimeerimiseks ruumi, et ma olen näinud, et me oleme ka inskaleerimas, muidugi meil on juba, oleme saanud päris head toodangut ka, aga kindlasti see nii-öelda päris optimaalne protsess ei teki siin 2-3 niisuguse suurema skaalas tootmisega. Ja teine pool on see, et me tegelikult väga soovime ka materjali toota endal enne, kui me enda tehasse ehitama hakata, et me saaksime juba klientidega jagada, et me saaksime võimalikuid eellepinguid sõlmida, et me saaksime minna oma tehase ehitusse tõesti siis, kui meil on juba ette näidata, et meil on päriselt olemas partnerid, kes soovivad seda materjali osta kohe, kui me toot anname. Et meie jaoks on üks asi on protsessiarendus, teine pool on see, et me saaksime hakata tootma mingites kogustes, et me saaksime hakata oma niisuguse kommertsiaalse poole arenduse ja müügitööga nii-öelda intensiivsemalt pihta. Ja ma olen täiesti nõus, et eks meil on täpselt samasugused vajadused ja kui ma selle kõrvalsaaduste teema juba sisse tõin, et meil endal praegu on laboris olemas 24 väikest bioreaktorit, kus me saame siis tegelikult väga kiiresti läbi analüüsida
hulga erinevaid siis näiteks substraate, mida kasutada, aga lõpuks materjal, mis me sealt kätte saame, on milligrammid. Et mul ei ole sellega muud teha, kui natuke analüütilist keemiat ja vaadata, et kas ma sain sellise rasvaprofiili, nagu ma tahtsin. Müüa seda ei ole kellelegi. Just täpselt, et müüa ja anda ei ole seda kellelegi ja süüa ei saa. Et siis ongi väga hea ka täpselt, et saaks suures skaalas neid erinevaid kõrvalsaadusi hakata testima. Kõike 24 või me jooksutame muidugi rohkem. Kohe sinna ei lähe, sest Etroserti ei tule ka 24 tükki 5000 liitrist, et seda pole ka vaja. Aga et kui on juba protsess optimeeritud, siis minna testida seal erinevaid kõrvalsaadusi. Ja võib-olla ma tooks, mis on siis minu süke väga hingelähedane valdkond, on uuendtoit. Et tegelikult kõik, mitte nüüd kõik funki ei ole, äi on uuendtoit ja väga oluline on leida ka tegelikult siis selline partner, et see on niisugune naljakas, et me räägime siin kogu aeg innovatsioonist ja tahame testida erinevaid asju ja siis mina pean tulema tegelikult ja tegema 5 nii-öelda partiid täiesti identset, väga reguleeritud, kontrollitud tootmist, mis peaks imiteerima vähegi seda, mis tulevikus hakkab juhtuma. Et tegelikult, ütleme, täiesti teine äärmus, selline, ütleme, steriilne toidutööstuse puhtus, nagu me näeme piimatööstuses, lihatööstuses, õlletööstuses, et tegelikult mul on mõnes mõttes ka sellist tuge ja abi vaja ja siin ma arvan, me saame kindlasti hea nii-öelda sükse know-how luua, sest samamoodi selliseid start-up'e on terve Euroopa ja muu maailm täis, kellel on täpselt samasugust teenust vaja. Kuidas Euroopas täpselt, me oleme rääkinud küll põhjanaabritest, puidu väärindamisest ja sellest samast VTT-st ka, aga kui suur konkurents just sellel bioraffineerimise valdkonnas just rakendusuuringutes siin Euroopas on? Nii ja naa, ma ütleksin, selles mõttes, et kui me räägime siin meie regioonist, et võtame Skandinaavia, Baltikum, siis tegelikult ongi, nagu ma ütlesin, nimetasin ära VTT, eks ju, siis on RISE, Rootsi siis analoogorganisatsioon. Nemad just suure tõenäosusega nüüd käivitavad oma uue bioraffineerimiskatse tehase sellel suvel, vähemalt niisugune oli plaan. Nad alustasid 2020. aastal seda oma arendusteekonda ja projekteerimist, et nüüd siis pea 5 aastaga, et on nad siis jõudmas enam-vähem selleni, et see käima lasta, et see annab lihtsalt natuke pilti sellest, et kui palju need asjad võivad aega võtta, et selliseid nagu platvorme ei püsti panna, et meie siin tegelikult oleme isegi väga kiiresti liikunud võrreldes teistega, aga jah, veel kord et Rootsis on siis olemas, Rootsis on 10 000 liitrine või 30 000 liitrist reaktorit, siis Taanis on paari 1000 liitrise reaktori võimekusega ja Norras on pigem ka seal 1000 liitri kandis, et selline need situatsioonid on, et konkurents kindlasti on, see on selge, aga nüüd on jälle see, et mis on oluline, eks ju, jällegi need suurused on olulised, et millega sa siis oma konkurentsipositsiooni parandad, eks ju, et meil tulebki 50, 500, 5000, eks ju, et mida paljudes kohtades pole ja nagu ma ütlesin, et tööstuslik tõestus ongi ja 5000, eks ju, allapoole seda veel tegelikult päris tööstuslikku tõestust ei ole. Ja samamoodi see nagu jutuks oligi, et vastavus toiduhügieeni normidele, et me kindlasti tuleb ka meil see food grade tase, et me kindlasti tahame seda pakkuda, mida jälle väga paljudes kohtades pole. Ja ma tahtsingi juurde öelda, et sa enne tõid ju ka välja need soovikirjad või ka meie oleme küsinud ja ma ei tea, kuidas see eesti keeles on nagu ooteajad, siis tegelikult on väga-väga pikad süükstel ettevõtetel, et võib vabalt juhtuda, et öeldakse, et tule aasta pärast, et me paneme teid kirja, et te saate aasta pärast toota, et selles mõttes konkurents on, et neid on, aga et saada siis kohe nagu töösse, siis ma ütleks, et neid on veel palju rohkem vaja. Ja meil siin vähemalt Eestis on hea see, et Eesti ettevõtted on ikka
Esimesena? Ikka esimesena. Kui nüüd mõelda natuke, jah, et Estonia first, väga hea. Kui me mõtleme tuleviku peale, lisaks sellele, et me saame need toredad kõik need masinad, mis meil siin vaja on, siis kui mõelda näiteks aasta 2030 peale, nagu sa praegu siin ka tõid välja selle, et mis on 5 aastaga muutunud, mida te arvate või näete, et 5 aastaga Eestis biorafineerimises muutub või kuhu suunas me areneme? Nagu ma ütlesingi, et me juba olemegi muutumises, et ma näen, et väga palju on praegu selliseid arendusettevõtteid, kes siis nagu just oma nii-öelda laboratoorse prototüübi tasemel asju teevad ja käivad nii-öelda siis nii-öelda katseid tegemas siis kas siis Austrias, Saksamaal või kus siis nad praegu käivad, või Singapuris, eks ju. Et kindlasti, mis on nagu, ma arvan, see tulevase 5 aasta jooksul kindlasti tekib Eestisse, ma ütleks 2-3 suurt biorafineerimistehast juurde. Igaüks oma valdkonda, eks ju, ja noh, mul on nagu selles mõttes on nagu teeb nukraks see, et see Fibenoli nii-öelda tehas nagu nüüd läheb, nii-öelda see suur tehas läheb Lätti, minu arust nagu see on meie nagu nii-öelda ametkondade tegemata töö ja mul on selles mõttes ka, mul on nagu nii kahju sellest, et noh, väga paljud, eks ju, seal ka nii-öelda looduskaitseorganisatsioonid võitlesid selle tehase vastu, et ega sõbrad, et ega selles mõttes see puu maha võtmata ei jää. Ikka võetakse maha, aga viiakse Lätti ja nemad võtavad jälle 4 korda rohkem raha välja, eks ju, et noh, rumalus ju. Ja ma tahtsin öelda veel 5 aasta pärast, mina näen kindlasti seda, et on palju rohkem ütleme, meie sarnaseid startup'e, sest mis ma praegu näen omalt poolt, millega ma nii-öelda ise võitlen, kas või igasugused regulatsioonid ja olen sellega siin aastaid tegelenud, ma näen järjest rohkem, kuidas tullakse nüüd abi küsima, sest ütleme niimoodi, et kui nii-öelda Eestis häälekalt toimetad, siis õnneks kuulatakse sind ja võetakse teemast kinni, et nüüd ongi väga hea, tegelikult Kaupo ja Sirli on ka olnud juures, et EIS, meie siis nii-öelda üksus on formuleerimas täiesti oma rahastusvooru just eriti toidu valdkonna teemadele, et sealt poolt tuleb tugi ja täpselt kui on nendel ettevõtetel teada, aga et nad ei pea kohe oma tehast püsti panema, neil on koht, kus nii-öelda toota, et mina näen küll, et need lennukad ideed, mis võib-olla ülikoolis või kuskil inkubaatorites tekivad, et need realiseeritakse ka ära. Seda tahaks küll loota, jah. Jaa, et ma usun ka, et 5 aasta pärast meil on kindlasti ka toiduvaldkonnas siin väga uusi huvitavaid tehased, et on ta siis Äio või Funki või tegelikult siin on ju veel toimetamas, et ka taimse valgu teemadel on tegelikult väga palju tööd käimas ja tegelikult asju planeerimisel, nii et ma usun, et 5 aasta pärast on see pilt ikkagi päris teissugune ja mida veel Mari-Liis ütles, et tegelikult kui ma võtan toiduvaldkonna, siis kogu see startup ja innovatsiooniteema Eesti on ikkagi päris algus, et Äio siin eelkõige ka, et on tegelikult ju väga suureks teerajajaks, aga see nähtavus on ju suur ja tegelikult noored näevad, nii et ma arvan tõesti, et kogu ka see siuke startupi ökosüsteem toidu ja biotehnoloogia vallas, et see ka kindlasti elavdub ja tehakse rohkem, et kui on edulugusid ees juba näha. Nii et võib tulevikus loota, et tuleb ka toiduvaldkonnast üks ükssarvik. No ma usun küll. Ja seda me loodame. Väga hea, sellega on ilus lõpetada. Suur tänu teile kõigile stuudiosse tulemast ja edu siis valkude rasvade ja üleüldiselt biorafineerimisega. Aitäh! Sihitult tipus. Ideed, mis muudavad tööstust.